I want you to lift me up so high, high, a place that no one's ever been. Take me to oblivion. Me elame täna Eestis, kus suur hulk inimesi elab vaesuses, kus enamik inimesi ei ole absoluutselt oma elu ja oluga rahul. Elame riigis, kus vaesus sünnitab vaesust, kus inimesed ei lähe tänavale paremat elu nõudma. Me kannatame, kuuletume ja sojume. Rohkemat me oma elu paremaks muutmiseks ei tee. Me ei käi valimas, sest meil on kinnistunud arvamus, et mis see valimine ikka muudab. Meie lapsed ei lähe valima, sest nad on kodust emapiimaga kaasa saanud suhtumise, et valimised on jobudele. Me ei käi tänaval meelt avaldamas, et nõuda enda lastele elamisväärset elu, sest meil on kinnistunud suhtumine, et miks see minu protest neid tõusikuid seal Toompeal peaks kõigutama. Meie lapsed ei käi meelt avaldamas, põhjus juba teada. Vaadake, kallid kaasmaalased, enda ümber, enda lähedasi, enda lapsi. Kas nendel on täna selline elu, nagu teie neile pakkuda sooviksite? Eeldan, et enamik teist tunnistab, et asjad pole päris nii, nagu võiks olla. On aeg ärgata, on aeg nõuda endale ja enda lähedastele inimväärset elamist, nõuda Eestit, kus igal inimesel oleks katus pea kohal ja soe söök ning esmased võimalused normaalseks eluks. Inimesed, kas teil häbi ei ole? Kas on normaalne, et meie rahadest makstakse riigikogulastele kõrget palka ja lisaks veel kõikvõimalikke hüvitisi, aga nemad raisad ei viis isegi mitte istungitel kohal käia, mille kuradi pärast me maksame neile 4-kordset Eesti keskmist palka, kui 50% Eesti rahvast ei teeni keskmistki. Kas Riigikogus ei peaks olema ainult pädevad, haritud ja elukogenud inimesed, kellel on tungiv soov inimesi aidata ja riiki paremaks muuta? Täna jääb mulje, et pigem minnakse sinna lihtsalt raha teenima. Kui palju on olnud riigikogulasi, inimesi, kes peaksid meie eest otsustama ja teadma, mis meile parim on, aga kellel pole kõrgharidustki ega ka piisavat elukogemust? Kuidas saakski sellised inimesed meid aidata ja meie eest õigeid otsuseid langetada? Ma usun, et meie riigis on olemas piisavalt asjalikke inimesi, kes reaalselt tahavadki rahvast aidata, kellel on missioonitunne ja kes oleks valmis Riigikogu istungitel ka kohal käima ning tegema seda kõike näiteks poole väiksema palga eest. Võib-olla olekski õige riigikogulaste palka väiksemaks muuta, et kaoksid need raha, need isekad koitsad asutusest ning teeksid ruumi neile, kellel tõesti soov midagi paremaks muuta. Vaadake mõnda Riigikogu istungit, 10 inimest 101 on kohal ja pooled nendest magavad. No kurat võtaks, kas siis teid ei aja see vihale? Miks on riigiasutuste juhtide palgad nii suured? Ma ei taha uskuda, et meil ei jääks Eestist inimesi, kes juhiks neid ettevõtjaid poole väiksema palga eest ja teeks seda vähemalt sama hästi. Nad ju raiskavad meie kõigi raha. Raha, mida saaks kuskil mujal hoopis paremini kasutada. Kas te inimesed teate, kui palju te tegelikult oma palga pealt maksu maksate? Oletame, et saate 1000 eurot kuus kätte. Et maksta see 1000 eurot kätte, peab ettevõtte riigile kokku maksma 1700 eurot, ehk siis 700 eurot lisaks makse. Nüüd, kui te seda 1000 eurot hakkate kulutama, siis maksate kohe ka käibemaksu iga ostetud asja eest. Seega, 1700 eurosest palgast läheb maksudeks kokku 900 eurot, mis on üle poole teie palgast. Eestis on madalad maksud. Lubage naerda. Miks me maksustame pensioni? Kas poleks õigem pension maksudest puhas hoida? Kas inimene, kes on andnud terve oma elu, tervise ja närvid, et teha tööd ja maksta makse, pole siis väärt inimväärset elu? Et tal oleks piisavalt vahendeid, et nautida oma teenitud puhkust? Praegu viskame pensionäridele pisku näppu ja võtame sellest veel suurem osa maksude näol ära. Teate, kui kurb on vaadata enda vanavanemaid, kes on eluaeg olnud tööinimesed, tublid inimesed, ausad kodanikud. Nad ei tule selle rahaga toime, mida riik nende teenete eest maksab. Paksud riigimehed ainult kuulutavad, et laste asi on oma vanemaid aidata. Aitangi, aga kuradi vihaseks ajab. See pole ju lahendus. Eesti riigil pole suuri võlgu. Jah, riigil pole, kuid selle tulemusena on elanikkonnal ühed Euroopa suurimad võlakoormad.
Kumb variant siis kasulikum on? Arvate, et lapsele, kes peab talvel 20-kraadise külmaga välikäimlas käima, läheb korda fakt, mida meie poliitikud uhkusega kuulutavad, et meie riigil on nii väike võlg. Võib-olla oleks aeg hakata seda võlga kasvatama, et igal lapsel oleks pensionivõimalused, kõht täis ja riided seljas, et tal oleks mingigi võimalus normaalselt koolis käia ja selle tulemusena ennast tulevikus vaesusest välja murda. Kas ei oleks aeg aidata abivajajad järjele, et ka nemad saaksid tulevikus ühiskonda oma panuse anda? Mis siis oleks selles nii halba, kui me raskel ajal laenatud raha investeeriks meie tulevikku, meie lastesse, meie inimestesse, et see siis üheskoos hiljem suuremate jõududega tagasi maksta? Kaua me vireleme seda elukest ja mõtleme, et no küll see elu varsti hakkab paremaks ka minema. Ärgake üles, ärgake ükskord oma mullist üles. Sa teed hommikust õhtuni tööd, mida sa sisimas vihkad. Pärast tööpäeva lähed kiiresti koju, et diivanil lösutada ja imestada, et miks sul küll selline õlleka sees on. Igal õhtul magama minnes lubad sa endale, et homme hakkad tubliks. Homme teed tublisti tööd, pärast tööd veel sporti ning hakkad tervislikult toituma ja üleüldse paned oma äri püsti ja hakkad raha teenima. Järgmisel hommikul tõused sa oma tavapärase masendusega üles ja eelmise õhtu lubadused ajavad sul südame pahaks. Miks ma ennast piinan? Miks me talume seda riigikorda, kus tavainimene on tahaplaanile lükatud? Miks me talume tööd, mis võtab meilt selle viimasegi elusädeme? Võib-olla see ongi Eesti Nokia. Talume hästi igasugust paska.